Tere kõigile kuulajatele, sõpradele, toetajatele ja huvilistele. Mina olen saatejuht Eino Randanen ja mul on suur rõõm teatada, et Põhjatähe saade on tagasi. Seekord taskuhäälingu ehk podcasti formaadis. Kindlasti tekib inimestel küsimus, et miks just nii, aga põhjus selleks on väga lihtne, niimoodi saame palju rohkem, palju kvaliteetsemat sisu toota. Meie kuulajate seas on kindlasti ka uusi inimesi, seega on mõistlik alustada sellest, et mis üldse on Põhjatäht. Põhjatäht on siis noorteühenduse Sinine Äratus ametlik audio- ja videosaade, mille põhiline eesmärk on anda hääl uuele, noorele rahvuslaste põlvkonnale ja tuua esile uudset, rahvuslikku, rahvuskonservatiivset perspektiivi meie ajastu põletavatele küsimustele. Lisaks päevapoliitilistele teemadele ja uudistele lahkame ka süvitsi erinevaid suuri ühiskondlikke ja filosoofilisi küsimusi, nii et igaüks leiab meie saatest kindlasti midagi huvitavat. Mina olen saatejuht Eino Randanen ja te kuulate saadet Põhjatäht. Tänases pilootepisoodis on mul külas kindlasti Eesti rahvusluse üks suurkujusid, pikaaegne Sinise Äratuse esimees ja kandev jõud Ruuben Kaalep. Tere tulemast! Ja tere ka minu poolt, ilusat tuulist päeva! Aitäh! Ja kuivõrd tegu on siis täna meil siin pilootepisoodiga, siis ma leian, et kõige parem oleks kindlasti alustada sellest, et mis tegelikult on Sinine Äratus, mis on meie missioon, mis on meie maailmavaade, sellepärast, et kuigi me oleme juba olnud ühendusena organisatsioonina olemas juba üle 10 aasta, siis kindlasti leidub veel inimesi, kellele me oleme võib-olla jäänud veel natuke võõraks. Aga kindlasti ma tahaksin alustada, Ruumen, sinu küsimusega, et siis, kui sina alustasid Sinise Äratuse loomist, oli siis see aasta 2011? 2012 Sinine Äratus loodi. Sa ütlesid, et alustasin Sinise Äratuse loomist, see on juba laiem küsimus. No, hea küll, ehk siis 2012. aastal loodi, eks ma seda ikka ja... Et see loomise algus võib ju ulatada ka kuskile ammu enne meie sündi aega, kui Eesti rahvuslus üldse nägi vajadust anda järg nagu uuele põlvkonnale üle, et... No, ma arvan, et me ikkagi mõlemad nõustume tõesti sellega, et tegu on ikkagi sellise suurema manifestatsiooniga, mis siis Sinine Äratus on lihtsalt selle rahvusliku meelestatuse kehastus. Aga kas ma oskan või ütlen õigesti, et Sinisest Äratusest algas ka sinu selline tõsisem poliitiline teekond? Ja kindlasti, et Sinise Äratuse esimehena mind ju tegelikult valiti Riigikokku ja ka linnavolikogu liikmeks Tartus 2017 ja 2019 sel perioodil ma olin tõesti Sinise Äratuse esimees ja see, et ma seda olin, et ma ei olnud lihtsalt mingi erakonnapoliitik kohalikust ringkonnast, vaid et juhtisin ka üle-eestilist rahvuslikku noorteorganisatsiooni, et see kindlasti pani mulle väga tõsise kohustusega võtta osa siis poliitilisest tegevusest, nii riigi kui kohalikul tasandil. Jaa, et kindlasti ei ole kellelegi ebaselge see, et kuivõrd tegu on üle-eestilise rahvusliku noorteorganisatsiooniga, siis meie põhilisteks ideoloogilisteks, maailmavaatelisteks alusteks, nurgakivideks on Eesti rahvuslus, muidugi sinna tuleb siis rahvuskonservatism ja kõige lihtsam on see vast ikkagi kokku võtta tsiteerides põhiseadust, et tagada eesti keele, kultuuri, rahvuse säilimine läbi aegade ja mitte ainult selle kestmine, vaid ka selle arendamine. Aga mida ma tahaksin küsida sinu käest, et sellel ajal, kui Sinine Äratus loodi ja kui sina olid selle esimees, siis millises võtmes nägid sina siis Sinise Äratuse missiooni, maailmavaatelist missiooni, mis oli see kõige põhiline, mida tegelikult sa tahtsid saavutada? See keskne asi on alati olnud Eesti rahvuslus ja kõik, mis selle ümber siis koguneb, kas poliitiliste ideoloogiate või
mingite päevapoliitiliste teemade kujul, et need on lihtsalt vahendid rahvusluse edendamiseks. Ma usun, et see on alati nii olnud või see peaks nii olema. See on olnud nii Sinise Äratuse kui kõigi tõsiselt, päriselt ja sügavalt rahvuslike liikumiste põhialus on see, et tegelikult see rahvuslik nii ühtekuuluvus kui ka selline taassünnile suunatud energia ja sealtkaudu omakorda siis nooruslikkus, mis peab ju olema igal sellisel rahvuslikul noorteorganisatsioonil. Et selline tõesti just taassünni või loovuse, uue ärkamise, millegi uuesti alustamise ja sütitamise selline impulss, see on nagu selline rahvusluse taassünni tõesti selline keskne asi olnud. Ja 2012 ma usun, et ta oli idee kujul, ta oli tunnetuse kujul, täpselt samamoodi nagu ta on ka praegu, sellepärast et tõepoolest see rahvuslus, mida mina esindan, mida Sinine Äratus on esindanud, mida paljud konservatiivsed poliitikud Eestis esindavad, aga ka kultuuritegelased, inimesed täiesti väljaspool poliitikat, et see rahvuslus on midagi palju ürgsemat ja tegelikult see on miski, mis on põlvkondade kaupa aidanud eestlastel oma vabaduse eest võidelda ja ka kõigil teistel maailma rahvastel, et see on side oma hõimuga, side oma koduga. Ja selle mõistmine või seletamine kellelegi, kes ei ole kunagi elus mõistnud seda rahvusluse väärtust ja rahvusluse sisu, see ongi keeruline, sellepärast et see on umbes sama, kui seletada, mis on armastus kellelegi, kes ei ole kunagi armastust tundnud. Sellepärast, et see ei ole olemuselt ju ratsionaalne, seal on ka ratsionaalne loogika selles mõttes, et jah, me saame seletada, et tegelikult maailmas erinevate rahvaste vahelisi konflikte aitab kõige paremini ära hoida see, kui ajalooliselt kujunenud riigipiiride ja rahvuspiiride tasakaal ja siis rahvusriikide olemasolu, et igal rahvusel on oma riik, et see aitab meid võib-olla kõige lähemale maailma rahule ja tasakaalule ja nii edasi. Et see on ka see loogiline, täiesti ratsionaalne põhjendus sellele asjale, aga see põhjus, miks me tegelikult armastame oma maad ja rahvast, miks me oleme valmis selle nimel elama, selle nimel surema ja miks see on niivõrd läbiv ajaülene teema isegi, kuna see ühendab meid millegi suurema kui millegagi, mis ulatub kaugemale meie sünnist ja kaugemale meie surmast. Sadade põlvkondadega, enne meid ja pärast meid, et see tunnetus lihtsalt on. Seda ei saagi selles mõttes põhjendada või argumenteerida, et ta on nagu midagi sama loomulikku nagu perekonnatunnetus, nagu omaenda isikutunnetus, kõik need identiteedi tasandid, mis meil on, see, et me oleme osa elust kui tervikust, osa sellest planeedist ja nii edasi, ja rahvus kuulub sinna täieõiguslikult sellesse hierarhiasse või sellesse puusse, et see nüüd oli väga lühike vastus sellele, et mis see nagu keskne teema on, kui sa tahtsid. Jah, et oli lühike, aga põhjalik ja samamoodi väga sarnaselt sinule ma ise ka olen sellel arvamusel, et rahvuslus kui osa inimese enda maailmavaatest, tema identiteedist, tema selline rahvuse tunnetus, ta tõepoolest on midagi sellist irratsionaalset, ta ei ole nagu numbrite või tegelikult teaduslike uuringutega väga hästi seletatav, ta lihtsalt on, aga see ei tee seda mitte kuidagimoodi halvemaks. Aga kui nüüd natuke liikuda veel tagasi selle Sinise Äratuse missiooni poole,
siis ma kindlasti ei eksi, kui ma ütlen, et kindlasti Sinise Äratuse loomise üheks ajendiks oli sinul kindlasti ka see, et noored on, kuidas ma ütlen, noored on ikkagi teistmoodi rahvuslased kui võib-olla vanemad põlvkonnad. Et mis sinu hinnangul on siis selle rahvusliku missiooni kandmisel, edendamisel, arendamisel, mis eelis on tegelikult nooremal põlvkonnal selle töö juures? Ma ütleks nii, et Sinine Äratus oli vaja luua igal juhul. Eesti vajas Sinist Äratust. Et samamoodi ka praegu. Nüüd noori ja vanu omavahel võrrelda, eri põlvkondi omavahel võrrelda on alati väga keeruline, kuna nüüd on tihti on ju kerge segamini ajada sellega, et võrdleme eri ajastuid, kultuurinähtusi, mis aastakümnetel muutuvad, keelekasutus natuke muutub, kõik igasuguse, ka sellega ka inimeste mõtteviis veidikene muutub alati ja alati on nii olnud. Nüüd on küsimus selles, et kui tänapäeval näeme hästi palju seda, et just Eesti-sugusel väikeriigil ja väikerahval, aga ka kogu maailmas see lääne tarbimiskultuur ja see massimeedia või massikultuur on nagu ka nooremaid põlvkondi rohkem muutmas, et see ja mõjutamas. Et see on nagu üks asi, üks põhjus kindlasti, miks see on noorte hulgas nagu eriti oluline rahvusluse põhjuseid ja olemust teadvustada. Selleks, et mitte olla nii vastuvõtlik neile võõrmõjudele. Aga nüüd need erinevad põlvkonnad on ju samamoodi ka läbi Eesti ajaloo, läbi iga rahva ajaloos on ikkagi ka meie järjepidevusi olnud ja teatud pärandi edasikandmine põlvest põlve. Et see on olenemata sellest, et kui suured mingid geopoliitilised mõllud ja tormid käivad ja kui palju erinevaid väikeseid kultuurimuutusi ja kultuurihoovusi on ja nii edasi. Et tegelikult see, mis loeb, on just leida see ajatu asi üles ja ma tahan öelda, et rahvuslus ei ole ju kunagi olnud ühe mingi kindla põlvkonna asi, et vaatame 19. sajandi lõppu või 20. sajandi algust, siis seal olid ju ka erinevad rahvuslaste põlvkonnad, kes konkureerisid omavahel, kui tuli Jaan Tõnisson, esindas noort põlvkonda nende vanema põlvkonna äratajate järel ja nii edasi, aga neil kõigil ja neil olid omavahelised konfliktid, aga kõigil oli nagu üks läbiv see tunnetus rahvuslusest. See just, et see ongi nagu ajaülene katkematu lõng. Samamoodi, et vabadussõjalased 30-ndatel või Eesti mehed, kes läksid vabadussõtta, kes läksid Eesti Leegionisse, kas see oli mingi ühe põlvkonna asi, et tegelikult ma arvan, et see on ikkagi ühe rahvuse asi, ühe rahvuse selline idee, mille eest alati võideldakse uuel kujul ja uues vormis igal aastakümnel, igal uuel ajastul. Et ja 21. sajandil on täpselt samamoodi vaja rahvuslus meelde tuletada, et kogu see keskne tunnetus ja see uuesti sõnastada ka ja uuesti mõtestada, nagu seda on pidevalt vaja teha selleks, et ta ei läheks meelest ära ja et ta suudaks kanda ja vastata ka neile uutele küsimustele, mis igal sajandil tekivad. Et tegelikult Sinine Äratus on Eestis ainus selline liikumine olnud üldse 21. sajandil, kes on päriselt aktiivselt püüdnud seda teha. Ja kui ma nüüd mõtlen, et peaaegu 11 aastat vana noorte liikumine ta on ja Sinise Äratuse jalajälg
Eesti poliitikas ja kultuuris on tõenäoliselt palju suurem, kui me praegu ette kujutame, et alustame kas või sellest, et ilma Sinise Äratuseta ei oleks tõrvikuranke ikka Eestis. Väga tõsi, jah. Et see on see üritus, mis algas nii-öelda sellise väikse rahva kogunemisena, mis ta siis oli 2013. aastal oli esimene. 2014 oli Eestis esimene. Jah, täpselt. Ja palju siis rahvast oli? Umbes 120. Yeah. Ja nüüd, kui võrdleme nüüd viimaste aastate peale, muidugi jätame koroonapiirangutega aastad võrdlusest välja, aga et nüüd on ju see kasvanud ikkagi ligemale 10 000 osal suur ürituseks, mis on ikkagi rahvuslastele see vabariigi aastapäeva kulminatsioon. Ja just. Ja ma tahtsin jõuda sinna, et Sinise Äratuse tegevuse nagu laiem tulemus on, see tõrvikurank on ainult selles mõttes sümbol, eks ole, aga see kõik, mida ta nagu sümboliseerib, on just selline taassünni ja selline, julgen isegi öelda, revolutsiooniline impulss, mida on rahvuslusel vaja selleks, et nagu uut jõudu koguda, et sa ei saa ainult mingi vana, mitukümmend aastat vana materjali peal ju töötada, et kogu aeg on vaja luua midagi uut ja seda on Sinine Äratus päriselt ka teinud, et just proovinud mõtestada seda 21. sajandi rahvusluse selliseid suundi ja väljakutseid nii välispoliitikas, kus me oleme ju arendanud Sinise Äratusega omal ajal koostöös teiste Ida-Euroopa rahvuslastega Intermariumi alliansi ideed väga palju, suhelnud üle maailma erinevate rahvuslastega ja alati proovinud nii leida seda, mida väljastpoolt saab Eestisse tuua, mis vastaks neile ühistele globaalsetele küsimustele, millega kõik maailma rahvad seisavad silmitsi. Ja teisalt ka leida seda, mida Eesti oma ajaloo, oma sajandite pikkuse püsimajäämise kogemusega saab õpetada rahvuslastele väljaspool Eestit. Et see on ka ülioluline olnud. Ja just selle maailmavaate ja filosoofia mõtestamise koha pealt on ikkagi Sinine Äratus alustanud väga olulist tööd ja see kindlasti on palju laiem, seda on vaja 21. sajandil väga põhjalikult teha, sest et meil ei ole tegelikult ju poliitilisel tasandil. Keegi ei ole lahti mõtestanud selliseid suuri just selle sajandi küsimusi, et mis puudutavad mitte ainult rahvusluse ja globalismi omavahelist vastasseisu, vaid ka tehnoloogia arenguid, tehisintellekti, seda, kui tehnoloogia ja inimmõistus hakkavad põimuma ja maailm muutub selle tulemusena, siis millised on need mõtteviisid, millega me saame edasi minna sealt, kus valgustusajast pärit tavapärane teaduslik maailmapilt enam edasi teed ei juhata, et kui me ei hakka nullist otsa avastama, siis ainus, mis meid aitab, ongi ju pöörduda tagasi mingite ürgsete traditsioonide juurde või leida sealt juhatust ja vihjeid vähemalt, kus jällegi on hästi oluline, et me oleks säilitanud midagi, ja me ka mingeid alajaadlikuid selliseid juhtnööre ja elutunnetust, mida võib-olla pealtnäha tundub, et ei ole sellises linnastunud massiühiskonnas vaja, aga tegelikult me ei oska ette näha, millal just see, mis on kusagil kauges provintsis või külakogukonnas veel säilinud, midagi hästi vana, midagi hästi arhailist, et millal seda võib uuesti vaja minna, millal see ongi see päästerõngas lõpuks, kas meie tsivilisatsioonile, meie rahvale või inimkonnale tervikuna.
sa tegelikult väga, väga hästi võtsid praegu kokku ühe selle põhimõtte, mida mina olen Sinise Äratuse juures kogu aeg näinud, mida ma olen ise tahtnud pidevalt edendada, elus hoida, ongi see, et meie lähenemine siis poliitilistele, ühiskondlikele küsimustele on hoopis teistsugune kui mõnel teisel noorteühendusel või isegi erakonnal tegelikult. Et kuidas ma nüüd ütleksin, et see on ju palju laiem töö kui erakonnatöö. No, see ongi see, miks Sinist Äratust oli igal juhul Eestile vaja selleks, et mõtestada rahvuslust üldse uuesti 21. sajandi tingimustes. Jah, aga et mis mu põhiline point, mida ma tahan siin välja tuua, et me ei opereeri mingis kitsas raamistikus või paradigmas, et sellise suhtumisega, et praegune näiteks, ma ei tea, liberaaldemokraatlik süsteem praeguse majandusmudeliga, praeguste käitumismudelite olemisega, eks ole, et see on, kuidas ma ütlen, kõige kulminatsioon, et see ei ole ajaloo lõpp, eks ole, et me... Ta ei ole toimiv isegi. No, oma enda standardite järgi ju. No ja täpselt, et eks liberalism tegelikult oma olemuselt on lihtsalt üks suur vastuolu, aga ma arvan, sellest me jõuame rääkida kindlasti siin oktoobri lõpus vestlusõhtul, kus tuleb teemaks Carl Schmitti liberalismi kriitika, aga selle jätame sellesse aega. Aga et kuivõrd tõesti meie see eelis kõigi teiste ees on see, et me julgeme võib-olla siis mingitest tabuteemadest rääkida, julgeme raame murda, et see toob endaga kaasa, eks ole, selliseid teatuid ideoloogilisi maailmavaatelisi hoiakuid, kuni siis, ma ütleks ikkagi selliste tavaliste päevapoliitilistele küsimusteni välja, kus kindlasti me jõuame vastuvoolu. Ja siin ma tahakski nüüd natuke sinu käest küsida, et mis sinu jaoks tegelikult on võib-olla Sinise Äratuse kõige sellised võib-olla isegi revolutsioonilisemad seisukohad, aga millised tegelikult on hädavajalikud. Või kui mitte hädavajalikud, siis võib-olla siis see ainuõige tee millestki probleemist välja. Sa mõtled sellised seisukohad, mida on just Sinine Äratus käinud välja ja esile toonud, eks ole? Jah, ja mis siis olemuslikult võib-olla siis erinevad teiste siis noorteühenduste, erakondade, arvamusliidrite või isegi ühiskondlikust konsensusest? No üks on see, millest me siin juba oleme rääkinud, eks ole, see on see, et meil on päriselt maailmavaade. Ja et see maailmavaade on ka süstemaatiline, kõike hõlmav ja ta annab need vastused, et kui sa saad, kui sa ärkad üles ükskõik mis ajal, ükskõik mis kohas, sa tegelikult saad hakata ikkagi selle maailmavaate pealt vaatama, et ahaa, et siin on meie hõim, siin on meie rahvas, keda me tahame, keda me hoiame ja kaitseme, eks ole, seal on teised võõrad hõimud, vaatame, kes neist on vaenulikud, kes on sõbralikud ja nii edasi, et nagu see ongi ju tegelikult hästi lihtne, aga lihtsalt see nagu maailmavaade annab selle enesekindluse ja nüüd, mis on nagu sellised ideed, konkreetsed poliitilised ideed siis näiteks, on kindlasti üks ongi see välispoliitikas ikkagi, et samamoodi nagu teise maailmasõja ajal Soome poisid rääkisid sellest, et Eesti peaks ikkagi otsima kolmandat teed ida ja lääne vahel, et samamoodi see on ka praegu oluline ja et me tõesti ei pea valima ei Venemaale allumist mitte ühelgi viisil ega ka sellest lääne massikultuurist osa olemist. Et need on nüüd, see on see hästi nagu suur eksistentsiaalne mõõde, millele Eesti riigijuhtidel, aga ka rahval tuleb sellel sajandil tõenäoliselt mitu korda vastata,
et kuhu me kuulume, kas me peame tingimata kuhugi kuuluma ja mille järgi me valime seda, et kuhu me kuulume. Ja siin nüüd ongi see, et siin geopoliitika on selles mõttes ju hästi range valdkond, et ta ei lase sul väga palju asju ise valida. Eriti meiesuguse väikeriigi. Just, et geograafia, mered ja mäestikud määravad need asjad ära, et selles mõttes seda, et Venemaa on meie vaenlane, kes hävitab igal juhul Eesti rahva juhul, kui ta saab Eesti üle täieliku kontrolli. Et seda me ei saa ise valida, me peame sellega leppima, arvestama, et see nii on ja olema valmis ennast füüsiliselt kaitsma. Aga samal ajal me peame ka oma meelsust, oma vaimsust hoidma vabana sellest tarbimiskultuurist ja sellest ühetaolisusest, lääne täielikust pinnapealsusest, sellest juurtetust kultuurist, mis meile sealt tuleb, et me peame tõesti oskama enda väärtust näha ja mõista, et see, mis on meie väärtus, see on palju sügavam kui midagi, mida läänel on meile pakkuda. Ja niimoodi nende kahe vahel siis tulevikus peamegi laveerima ja olema ka väga kavalad. Aga kogu aeg teadvustama, et selles mõttes, mõnes mõttes tegelikult kavalus on, kui me vaatame kas siis päris sündinud ajalugu või Eesti kirjandust, siis mõnes mõttes võib öelda tegelikult, et kavalus on eestlaste mõnes mõttes rahvusport. Ta peab olema, see on evolutsiooniline kohastumus, see tekib, kui sa elad sellises kohas. Elad sellises kohas, oled sedavõrd väike rahvas, et peab kaval olema, peab üle kavaldama. Ja sa küsisid konkreetseid ideid ja samme, et siis ma saangi välja tuua, mida ma Riigikogu väliskomisjonis neid punkte, mida ma esile tõstsin seal ja ka mõjutasin mitmel puhul, et Eesti peaks kaitsma põlisrahvaste õigusi terves maailmas, põlisrahvaste enesemääramise põhimõtet, et see peaks olema see, kui meil on räägitud väärtuspõhisest välispoliitikast, siis see tegelikult on ainus selline sisu, mis tal saab olla, kuna et see rahvaste enesemääramise põhimõte, millele Eesti riik on üles ehitatud, et siis kui me üldse mingit universaalset vaadet maailmale, kui meil on mingi universaalne vaade, mis iseenesest juba on natukene problemaatiline, sest see alati viib selleni, et sa proovid ikkagi maailma ühetaoliseks muuta. Jah, et ega... Aga see üks asi, millest me võiksime kinni hoida sel juhul, ilma proovimata maailma muuta, on rahvaste enesemääramine. Ja selle ma lasin ka sisse kirjutada sinna Eesti välispoliitika arengukavasse, siis kui EKRE oli valitsuses. Jah, et kuivõrd see rahvaste enesemääramise põhimõte on ju tegelikult see, mille alusel ka meie oleme vaba riik, vaba rahvas. Et oleks veidi kahepalgeline, kui me seda ka teiste rahvaste puhul ei toetaks. Et tõesti see konkreetne teema samamoodi intermaarium. Ja, täpselt. See idee, et me ühest küljest me ei tohi, me ei või, me ei saa omaks võtta seda idamaist despotismi, mis meil idapiiri taga on kontrolljoone, mitte piiri. Aga siis samal ajal see ei tähenda ka seda, et eks ole, me peame täiesti omaks võtma selle lääne anglosfääri liberaalse käitumismudeli tegema täpselt samu vigu, mida on need riigid teinud, eks ole, oli see siis kultuurilises sfääris, oli see siis demograafias, isegi majanduses tegelikult peaaegu kõikides poliitika valdkondades.
minu meelest Sinine Äratus ongi tähendab Intermariumist rääkides, Sinine Äratus on ainus liikumine Eestis, kes on päriselt seda välja toonud ja propageerinud. Jah, täpselt, et juba nagu üks põhjus rahvuslikult meelestatud inimesele lüüa meiega kampa, aidata kaasa meie aktivismile ongi see, et meie tegelikult pakume seda tõelist alternatiivi, nii nagu EKRE erakondade seas, siis meie Sinine Äratus noorteühenduste seas, eks ole. Rääkides veel sellest nii-öelda meie alternatiivsest poliitikast, sidudes siis selle tänapäeva selliste, teissuguste poliitiliste küsimustega, et kindlasti ei saa keegi vastu väita, et üks suur osa tänapäeva zeitgeistist, ajastu vaimust on keskkonnakaitse. Oma siis, ma ei räägi siin nüüd kliimast, sellepärast, et see on niivõrd suure pagasiga teema juba tänaseks, aga et selline kohalik rohujuure tasandi isegi keskkonnakaitse, et sina oled kindlasti meie selles kollektiivis vist kõige õigem inimene sellest rääkima, seleta natuke seda lahti, et esiteks see, et kindlasti ma saan öelda, et mis meie seisukoht on see, et näiteks kaitsealadel tehtav raie seda tuleks rangemalt karistada, eks ole, raiemahtusid tegelikult tuleks vähendada, et viia see Eesti metsatööstus sellisele jätkusuutlikule põhjale, aga kindlasti oskad sa veel sinna midagi lisada ja anda kindlasti veel selle maailmavaatelise põhja, et miks me tegelikult niimoodi arvame. Sa mainisid kliimat, et tegelikult ju järjest rohkem me näeme ka seda, kuidas või seda kliimapoliitikat, et kuidas eelkõige Euroopa Liidu ja selline lääne liberaalide pooltatav kliimapoliitika läheb ju järjest rohkem konflikti ka kohalike kogukondadega, kes tahavad oma linde kaitsta näiteks või kalasid tuuleparkide eest, aga siin jälle see sügavam põhjus, alus sellele, et miks tegelikult, kui sa päriselt hinges sügavalt rahvuslane, siis sa ka oled rohelise mõtteviisiga keskkonnakaitse. Nojah, selles mõttes, et nagu mina tihti inimestele alati ütlen, et kõige parim ajend looduse kaitsmiseks on tegelikult armastus sinu omaenda kodumaa vastu. Kodu vastu. Tahaks seda ka öelda, et tegelikult mina näen seda nii, et rahvuslased ongi need, kes maailmas kõige rohkem kaitsevad mitmekesisust tänapäeval, kogu maailma mitmekesisust. Ja mitte ainult looduse puhul, vaid ka nii-öelda inimkonna enda puhul. Ja, et ükskõik kui irooniline see mõnele liberaalile ei või kõlada, aga täpselt, et samamoodi nagu üksikuid kultuure ja kultuurisiseseid väikeseid nüansse, alustades kas või rahvarõivastest ja murdekeeltest ja kõigist pisikestest rahvakildudest, väljasurevatest keeltest, et kuidas neid saab hoida, selleks on vaja riigipiire. Et see on nii lihtne ja selleks, et mitmekesisus oleks maailmas võimalikult suur, selleks tuleb kohati piirata seda mitmekesisust nagu väiksemas perspektiivis, et samamoodi sa ei saa ühte metsa kokku tuua kõiki maailma liike, sellepärast et seal kõigepealt tekib kaos ja siis see viib asja tasakaalust välja, eks ole. Lõpeb ainult halvasti, eks ole, et kui lubada siin selline väike huumor, vaata, et tegelikult on ju, eks ole, vikerkaarelipp paremäärmuslaste sümbol, sellepärast et kõik värvid on ilusti eraldi. Värvid on eraldi, jah. Ei segune üldse. Ja, et tegelikult need meetodid, millega saab kaitsta rahvuskultuure, on väga sarnased, täiesti samasugused nagu need meetmed, kuidas loodust kaitsta. Et tuleb lihtsalt luua kaitseala ja kaitsealas siis
peab kehtima selline poliitika, mis on optimaalne sellele konkreetsele kooslusele, mida me tahame säilitada. Ja siis Eestis see kooslus, mida me tahame säilitada, ongi eestlase ja kõigi siin maal elavate liikide koostoime, koosmõju, siuke sümbioos. Samamoodi nagu igas maailma riigis, kuidas üldse inimene loodus, eriti mida rohkem tehnoloogia areneb, et kuidas nad saavad omavahel mitte vastuollu minna, kuidas nad saavad omavahel nagu käsikäes töötada niimoodi, et mõlemast on teineteisele kasu, et siin jällegi selleks on ainus võimalus, mis on nagu, mis menüüs on ikkagi mingil viisil traditsiooniline eluviis, loodust keskne eluviis, säästlik eluviis, mis tähendab seda, et me põhimõtteliselt ikkagi leiame üles need vanad tarkused ja vanad õpetused, kuidas seda on tehtud. Sellepärast, et kõik rahvad on osanud seda teha. No, kes tõesti ei ole osanud, on liiga palju mingid põllumaad kuskil ära kunnanud, nagu üks teooria Sahara kõrbe tekkimise kohta on, eks ole, siis ongi väga palju neid halbu näiteid. Aga selleks tuleb osata nii inimliigi sees kui ka võtta elu tervikuna. Et see on, ma arvan seda, et ega kui me ei suuda rahvusi päästa 21. sajandil sellesse ühte globaalsesse tarbimisühiskonda sulandumast, siis ei ole meil mingit lootust, et me planeedi keskkonda tervikuna ka suudaks kuidagi päästa. Et jätame selle kliima ja CO2 mõju täiesti kõrvale, et lihtsalt see elupaikade hävitamine on nii massiline. Nii Eestis kui Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Austraalias, seal piirkondades on nagu veel palju hullem ja tegelikult need on ökosüsteemid, millest ikkagi mõningal määral terve planeet sõltub, mitte ainult jällegi kliima mõttes, et meil on nagu vaja selle vastutustundeni jõuda, aga kas me saame vastutada, kui me ei tunne oma juuri, kui me ei tunne ennast seotuna selle maailmaga? No jah, täpselt, et ma siia veel jutu jätkuks räägiksin seda, et tõesti, et me jätame selle kliima ja CO2 kõrvale, kui meil on selline probleem näiteks, et mõnedes maailma piirkondades tegelikult vihmavesi ei ole enam joodav, sellepärast, et sisaldab niivõrd suurtes kogustes mikroplasti näiteks. Et seda kahjustab juba inimese tervist. Et tõepoolest, aga siis ma võin ka siia näiteid tuua sellest, et see meie jaoks see rahvuslik, võib-olla see keskkonnapoliitika on väga tihedalt seotud, eks ole, sinu kohaliku kodukohaga, mida sa hindad, mida sa armastad ja tuua näiteid näiteks siin, me salvestame seda saadet stuudios Tartus, eks ole. Et väga hea näide, kus siis meie rahvusased oleme võtnud sellise ikkagi keskkonnasõbraliku seisukoha, on kindlasti siit aknast praegu paistev Südalinna park, eks ole. Mis selles mõttes jah, inimesed muidugi ütlevad, et sõjaarm. On sõjaarm tõepoolest, aga või öeldakse, et inimesed ei veeda seal aega, sellepärast ei ole meedia ajaviite koht, et sellepärast, et ta on lihtsalt tähelepanuta jäetud. Aga see ei kahanda ju tegelikult selle väärtust linnas oleva rohealana, eks ole. Teine väga hea näide on kindlasti Raja sanatooriumi park, mis on nüüdseks siis, eks ole, allutatud ärihuvidele, et nii Eesti kui ka Euroopa mõistes unikaalne looduskooslus, seda ähvardab häving, eks ole. Ma ütleks selle sõjaarmi kohta nii, et muusika puhul ma
hindan alati lähtuvalt sellest kriteeriumist, et hea muusika peab olema parem kui vaikus. Ja samamoodi, et kui me nüüd ehitame kuhugi maju, siis hea arhitektuur peab olema parem kui see, mis seal on siis, kui seal maju pole. Jah, aga ütleme niimoodi, tänapäeval head arhitektuuri otsida. Ja mõnikord isegi hea arhitektuur ei ole parem, eks ole, aga täpselt No Eestis tehakse vähe tänapäeval head arhitektuuri, see on tõsi. Ütleme niimoodi. Poolas näiteks üha rohkem. Jah, et mida ma tahasin nagu naljaga pooleks öelda, et nii kaua kuni Süku või Südalinna kultuurikeskuse arhitektiks ei ole Allan Struss, siis ma ei saa seda pooldada, sellepärast, et see ei saa olema parem või esteetilisem kui see, mis siin pargis praegu on. Shoutout Allan Strussile. Jah, ei, teete väga väärtuslikku tööd, kui te juhtute seda saadet kuulnud. Aga liikudes siin veel natuke edasi, et kindlasti üks asi, millele meie oleme ka tähelepanu pööranud siis oma maailmavaates, ideoloogias, kirjutistes, on Eesti pärimus. Ja tegelikult ma tahaksin, et sa natuke räägiksid sellest oma loost nende ristipuudega sinu kodukandis. Et lühidalt kirjelda, mis seal juhtus ja siis, et kuidas see seostub just meie, sinu, minu Sinise Äratuse maailmavaatega. No lugu oli selline, et Tartu-Otepää maantee planeeringul siis tõmmati algselt kergliiklustee sinna kõrvale ja selle jaoks oleks siis projekti oli põhimõtteliselt sisse kirjutatud, joonisel näidatud, et oleks maha võetud, raadatud metsa selle maantee äärest, täpselt muuhulgas sellest kohast, kus siis kasvavad ristipuud, kes ei tea, siis see on vana Lõuna-Eestis, just Kagu-Eestis levinud tava, kus käidi kalmistul siis matustel ja teekonnal sinna siis peatuti mingis tuntud kohas, mida juba siis peeti pühapaigaks metsa ääres ja lõigati sinna puu sisse siis rist sellele lahkunule ja see komme hääbus kuskil 20. sajandi alguses, aga neid 100, 200, 300 aastaseid kuuski ja mände on ikka endiselt hästi palju. Mingites kindlates kohtades on neid kümneid ikkagi alles. Ja see on üks hästi oluline kultuuriväärtus, et seda on ka just eriti selle kohaliku Lõuna-Eesti kultuuri ja looduslike pühapaikade osas, aga seda on ka viimastel aastatel Kultuuriministeerium toonud esile, et tõesti, et see on väga oluline väärtus ja kõik need ristipuud, mis on veel säilinud, tuleb kaitse alla võtta. Ja aga samal ajal siis tehti selline projekt ja kus siis algselt oli plaanis oligi, kõik need oleks maha raiutud sealt siis Kastulatsi külas Raiga bussipeatuses umbes 5 kilomeetrit Otepäält, kohe maantee ääres nad seal kasvavad. Teine puu, mis ka oleks selle projektiga maha võetud, on sealsamas lähedal on umbes 300-aastane mänd, tuntud kui vaimukera mänd kohalike jaoks ja siis legend räägib, et selle all Mihkel Veske 19. sajandil kirjutas need luuleread, kas tunned maad, mis Peipsi rannalt käib Läänemere kaldale. Ja see puu on, kes oskab tähele panna, siis kõigile tuttav, kes on Tartust Otepää poole sõitnud, et seal paar kilomeetrit enne Otepääle saabumist hästi suur võimas vana mänd on seal tee ääres. Ja
tõesti oli siis maanteeprojekti märgitud, et nii need ristipuud kui ka see Vaimukera-mänd oleks siis läinud mahavõtmisele. Ja kuna ma sattusin seda projekti lugema, lihtsalt kuna ma elan ka sealt mõne kilomeetri kaugusel ja pakub huvi, mis kodupiirkonnas toimub, et siis tõesti oli suur ehmatus ja kaitse alla võetud neid ühtegi nendest puudest ei ole. Kuigi oleks pidanud tegelikult vastavalt sellele, mida Kultuuriministeerium on öelnud, et tegelikult tuleks kõik need ristipuud kaitse alla võtta ja üleüldse peaks loomulikult olema kaitse kõigil looduslikel pühapaikadel, millest tegelikult ka väga paljudel ei ole. Ja siis üks samm, mis ma kohe astusin, oligi see, et ma tegin taotluse nii Keskkonnaametile kui ka siis Muinsuskaitseametile, et võtta need puud kummalgi juhul kas looduskaitse või muinsuskaitse alla ja Muinsuskaitseamet on siis ka need ristipuud lubanud suure tõenäosusega need siis võetakse ilmselt järgmise aasta jooksul kaitse alla. Aga ka kõige esimesena ma loomulikult koostasin Transpordiametile, kes siis juhtis seda maantee projekteerimist. Neile omapoolsed ettepanekud, kus ma siis tõin välja kõik selle teabe nende ristipuude ja selle Vaimukera-männi kohta. Ja läks mõni nädal mööda tegelikult seal külakoosolekul, siis, kus tuldi tutvustama seda projekti, siis seal juba selleks ajaks nad olid tegelikult selle projekti ära muutnud, siis tulles minu ettepanekutele vastu ja nad näitasid mulle ka seal uusi slaide ja jooniseid sellest, kuidas siis see bussipeatuse asukohta oli muudetud, kergliiklustee oli tõstetud maanteele lähemale ja kõik selle eesmärgiga, et siis need puud säilitada. Nüüd kas võib nagu öelda, et tegelikult see on hea näide sellest, kuidas mõnes mõttes selline kohalik rohujuure tasandi aktivism vahepeal ikkagi isegi töötab? Jaa, inimestel ka, kellelt ma nõu küsisin, nad mainisid, et tegelikult Transpordiamet tavaliselt on vastutulelik sellistes asjades, sest nad tahavad vältida võimalikult palju konflikte kohalikega just sellistes küsimustes, et nendega on palju lihtsam asju ajada kui näiteks RMK-ga. Seda ma usun täis. Põhiprobleem siin tegelikult, miks üldse selline olukord sai tekkida, on selles, et täpselt kuna neid looduslikke pühapaiku ei ole kaitse alla võetud ja neid ei ole ka tähistatud Maa-ameti kaardil, mida kõik projekteerijad kasutavad selleks, et nad vaatavad läbi need erinevad kaardikihid ja võtavad arvesse kõiki objekte, mis seal on. Aga kui neid ei ole, siis ei saa arvesse võtta. See kaart on olemas, looduslike pühapaikade kaart on olemas, aga see ei ole seal Maa-ameti andmekogus, et seda haldab sihtasutus IT-maja ja nad täiendavad seda siis, kuna nad teevad ka uurimistööd jooksvalt veel, kus elab veel vanu inimesi, kes mäletavad mingeid pühapaiku ja nii edasi, siis nad kaardistavad ja täiendavad Eesti looduslike pühapaikade kaarti, et see töö on käinud ka aastakümneid juba. Aga nüüd küsimus ongi selles, et see kaart peaks olema kättesaadav seal samas Maa-ameti kogus, pluss siis peaks olema, see on juba nüüd seadusandluse küsimus, aga mina usun küll, et peaks olema ka mingi täiendav kaitse algusest peale kõigile hiiekohtadele, ütleme, mis on teada, et see on hiiekoht, et siis tal peaks nagu automaatselt tulenema ka sellest kohe seaduslik kaitse. Aga lihtsalt samamoodi nagu tegemist on ju pühapaigaga, et kui on mingi suure maailmareligiooni mingi pühakoda või pühapaik, siis sinna ei lubata niisama vandaalitsema minna, eks ole. Täpselt, jah. Aga see looduslike pühapaikade kaart, see oli kunagi seal Maa-ameti kaardikihtide hulgas aastaid tagasi, kuskil 4-5 aastat tagasi see sealt eemaldati ja mis on minu kõrvu jõudnud, on see, et see toimus siis konkreetselt
metsatööstusettevõtete soovil, sest neid häiris see, et ilmselgelt, eks ole. Et oli liiga hästi näha, et kui nad käisid kuskil Hiiemägedel raietöid tegemas. Aga ma olen ka sellist infokildu kuulnud, et nad lähiajal on lubanud selle viimaks tagasi panna, et loodan, et see vastab tõele. Jah. Aga tegelikult, kuhu ma tahtsin selle terve loo ja jutuga jõuda, ongi see, et see tegelikult ju väga hästi ilmestab Sinise Äratuse maailmavaadet, missiooni, seda, mida me tahame saavutada. Et on tekkinud olukord, kus inimese enda huvi, armastus, oma kodumaa, oma kodukoha, oma rahvusliku pärandi vastu tekitab situatsiooni, kus siis tutvutakse, leitakse, et mingi projekteeritav tee-ehitus siin sellel juhul riivab seda nii-öelda rahvuslikku huvi, rahvuslikku pärimust, on siis nii-öelda vastuolus meie nende põhimõtetega. Või sellist asja lubada on vastuolus meie põhimõtetega. Aga veel üks dimensioon, mida see saab juurde tuua, on muidugi see, et ega meie jaoks kõik vajalik tegevus, mida me teeme, ei ole selline puht poliitiline muidugi. Et ka tõesti sellised asjad, ettevõtmised on tegelikult sama tähtis osa seda uut rahvuslikku ärkamist ja tegelikult selline lihtsalt lihtne poliitika on ainult üks osa sellest, eks ole? Kindlasti, jah. Et see ongi see, miks see maailmavaade on hästi tähtis, et sa mitte lihtsalt ei tule poliitikasse vaatama, et mis mingid erakonnad parajasti on, mis mingid teemad päevakorral on, vaid et päriselt sa tead, mis sa tahad, sa tead, millest sa hoolid ja et kuhu sa aimad, kuhu sa tahad välja jõuda. Ja siis ongi kõige lihtsam asi, et sa paned tähele, kus kas siis tehakse asju, mis on sinu maailmavaatega vastuolus või siis kus saaks midagi teha lähtuvalt oma maailmavaatest, et see nagu kohustab sind juba. See annab sulle juhised ka. Jah. Me oleme nüüd siin juba üle 50 minuti vestelnud ja tegelikult see viimane väike teemaplokk, mida ma tahan veel puudutada, on see, et sina kui ikkagi mõnes mõttes Sinise Äratuse ajalooliselt suuri meestvedaja, ideoloogiline isa, kui tohib, siis lõpetame sinu poolt sellise väikese promo või reklaamiga, et räägi selline potentsiaalsele kuulajale, liitujale või siis lihtsalt huvilisele, et miks võiks meiega liituda, meid toetada ja milline inimene seda võiks teha või peaks tegema? No tähtis on see, et kui sa oled rahvuslane, siis sul põhimõtteliselt on 2 varianti selleks, et oma tegevust teostada. Üks variant on kas ise hakata juhiks, teine variant on siis koonduda kõigepealt teiste juhtide järgi. Ja eks mõlemal juhul on oma plussid ja miinused ja ja meie ajastul, meie väikses riigis on paratamatu see, et neid lõpuks ikkagi see valik, kellega siis päriselt liituda, see on tihti üsna väike. Aga mida rohkem tuleb tublisid rahvuslasi ja eriti noori juurde, seda paremaks ja laiemaks muutub kindlasti ka see valik. Et Sinises Äratuses ma tean, et esiteks see esimene tugev külg on see, et kuna meil on 11 aastat seda pagasit ja seda tööd selja taga ja juba seda ajalugu, siis meil on ei ole selles mõttes tühjalt kohalt üles ehitamist, vaid ikkagi
Sinises Äratuses on inimesed, kes teavad seda, et mis see nagu teekond on, aimavad, kuhu siis välja jõuda, eks ole. See on üks asi. Ja siis teine on see võib-olla žanri mõttes, et just selline rahvuslik noorteorganisatsioon on igal juhul dünaamilisem, põnevam, loomingulisem ja võib-olla mitte nii rangelt päevapoliitikaga raamistatud, nagu seda võivad olla mingid just sellised päevapoliitika organisatsioonid. Samas muidugi siin tuleb kindlasti märkida seda, et ega see päevapoliitika see on ikkagi selline asi, mida tuleb teha, eks me ei saa seda kohe kindlasti mitte unustada, et seda ka, aga et me oleme ikkagi palju enamat kui lihtsalt päevapoliitika. Selles mõttes, et tänavakampaaniate tegemine on tähtis, neid inimesi on alati vaja, me oleme ise valmis seda tegema, aga me pakume kogu aeg kindlasti ka enamat, eks ole. Ja mitte ainult ei paku enamat, vaid oleme tegelikult see tõeline ainuke alternatiiv on üldse, eks ole, see tänapäeva punk. Tundub nii, et selle päevapoliitikaga on no kaks äärmust, kuhu võib langeda, et üks on see, et ei taha üldse midagi poliitikast kuulda. Teine on siis see, et teed kõike, elad oma elus kogu aeg poliitika pärast, ainult sellega, mis on põhimõtteliselt siis raha ja võimu pärast. Mitte selleks, et ennast ümbritsevat maailma enda ideaalidega kooskõlla viia, eks. Jah. Aga ma arvan, et selle rõõmsa sõnumiga ma arvan, et võime hakata siin otsi kokku tõmbama. See oli Põhjatähe esimese Põhjatähe pilootepisoodi, podcasti pilootepisood. Minul oli külas Ruuben Kaalep. Loodan, et teil oli huvitav seda vestlust meil kuulata. Kindlasti kirjutage meile, tutvuge meie sotsiaalmeedia kodulehega ja mina soovin teile kõigile head päeva jätku. Aitäh!